Kuidas püüda hiirt? Ma ei usu, et te tahate hiiri püüda, aga kui teil on vaja hiir kinni püüda, siis kuidas te püüate hiirt? Jah, juustuga. Teil on lõkseks, jah? Ja siis sa paned juustu. Ja mu küsimus on, miks sa paned siia juustu? Näe, ma ostsin enne, kui ma Indoneesiast ära tulin, ostsin ka omale smartphone'i. AMOLED display ja touchscreen, eks ju. Miks sa seda siia ei pane? Miks sa juustu paned? Seepärast, et hiir armastab juustu, aga seda pane siia iPhone 5S. Tahab? Ei taha. Ta tahab juustu. Teda ei huvita, et see maksab su 7 eurot. Esimene küsimus on see, miks sa mind üldse püüda tahad? Miks mind on vaja püüda? Nüüd see probleem on see, et selles maailmas on nõudlus. Ja selles maailmas, kus me elame, on väga palju inimesi, kellel on küllalt raha, piisavalt raha ja kes on valmis ostma sind. Mitte ostma sinu teksaseid või mitte ostma sinu koolikotti või vihikut või telefoni, vaid ostma sind. Ja sellepärast, et selles maailmas on nõudlus osta sind, noort inimest, sellepärast on väga palju inimesi, kes on valmis müüma sind, et teenida omale raha. Ja nemad küsivad niimoodi, et mis sulle siis meeldib. Meile meeldivad ilusad asjad, meile meeldib reisid, elektroonika, aga raha eest saab seda kõike. Kui sul on raha, saad osta elektroonikat, riideid, aksessuaare, saad reisida ja kõike. Ja seepärast see on lõks number 1 maailmas, et püüda kinni inimesi. Panna siia raha. Nüüd järgmine lind, kellele te samuti pesakasti teete, on ilmselt teile kõige tuttavam. See on kuldnokk. Kuldnokk on päris suur, umbes nii pikk, eks ole. Ja tema kast on ka nendest tihase kastidest ja puukoristaja kastist ka veidikene suurem. Ja tema peab ka veidi kõrgemale panema. Ta ei saa nii madalale jätta kui need teised kastid. Kullid või mõned teised tegelased, kes siis neid väikseid linde söövad, nad otsivad neid linde puuvõrast. Ja silm on selline särav objekt, see paistab kaugele silma. Kui see silm on sellise musta triibuga ära peidetud, siis ta ei torka silma, et ka lindu ennast on raskem märgata. Teine asi see, et suvel on päike väga terav. Olete ise tähele pannud. Mis te teete, kui päike teravad? Panete päikseprillid ette või mingi nokatsi pähe. No linnud üldse ei kanna. Päikseprille neil ka ei ole. Aga selleks, et päikest natukenegi vältida, selleks on neil välja kujunud need mustad triibud silmade ümber. See neelab seda päikese valgust ja päike ei paista silma ja lind saab seda toitu paremini leida.
peale, sina on hilmad. Minul ei ole suuga lahti, ega siis pensionär. Mul on nägu vastis ära mind võtta, eks ju. Tere! Ega ei ole küll tere, katsume ka. Ta filmis. Paneb purgi sisse kohe. Paneb selle teleka purgi sisse. Ära see telekasse näitab. Ära sind laulusesse nüüd pane ainult. Mis aasta lapsed te olete? 33. Ma istuksin seal tagasi. 81 ja 70 tapmist üle. Vaat kui noor tema on. Minul on niisugune vanus midagi. Mina küll nii vana ei ole. Kuule, aga mul on seda elurõõmu tunde. On ju? See on kõige tähtsam. Tere, mina olen Kevin Gregor, te olete Rakvere Reaalgümnaasiumi otse-eetris. Täna siis filmime Rakvere Reaalgümnaasiumi talvekontserdit Armastus ja intervjueerime mõndas inimesi. Esimesena siis Tiina Kippelit, kes selle asja korraldas. Olete te ka närvis? No närvis ma olen alati, ükskõik mis asi ikka tuleb, ikka väike närv on sees. Aga kuidas läks etenduse loomine? Noh, nagu ikka etenduste loomine läheb alati üle valude vaevade, nagu ikka. Et idee ei tule nii kohe, aga idee, jah, seekord ta tuli ja on harjutatud mitu kuud. Väga tublid inimesed on teinud väga palju tööd ja on nüüd jõudnud see päev kätte, kui siis me hakkame seda asja lavalt nägema, nii et. Aga kuidas, mitu inimest seal esineb? Praegu peaks lavalt läbi käima kuskil 100 inimest, nii et päris palju, pluss veel tehniline valgusmeeskond, helimeeskond, vaat kõik sellised seltskonnad. Teie olete siis selle kontserdi peategelane. Kas närv on ka sees? No eks kerge ikka muidugi ole enne etendust, aga see kaob laval ära. Kas olete esimest korda laval? No peaaegu esimest korda, et nüüd siin käisime, ühe korral on veel olnud siin Karla grupiga, käisime Jõgevaljani edasi, et jah, et erilist kogemust küll ei ole, aga jah, et päris esimene kord ka ei ole. Aitäh! Ma valin sinu. Okei, mehed, GPS Pariisi peale siit. Your body to the night. His eyes
hiljaks jäänud. Hetk tagasi kuulsin, et olid vaba või kappasin mööda raba. Kõrvus viises tuul. Mõtlesin, mis maitsega huulepulk on su suur. Need kasvavad vitsaka, arm aitab enam kui hirm. Head lapsed, need kasvavad vitsaka, arm aitab enam kui hirm. Head lapsed, need kasvavad vitsaka, arm aitab enam kui hirm. Head lapsed, need kasvavad vitsaka, arm aitab enam kui hirm. Soovida oma soov nende 1000 aastat vanale Jumalale. Aga mida võib siis soovida? Aga soovida võib kõike. Soovida võib ilu, soovida võib andekust, ka armastust. Kassipoegi. Ja kassipoegi ka. Aga nendest räägime homme. Nüüd läheme magama. Vaid see on armastus, mis ise ei tea, kust tuleb ta ja milleks. Vaid see on armastus, kui kivine roostab uute
saab